Human Design, värav 13. Kuulaja, kui sa muide kuulad nüüd seda videot 13. värava transiidis, siis alustuseks ma täiega tahan sulle soovida palju õnne. Sa oled nüüd edukalt läbinud mutatsiooni. Värav 13 tegelikult alustab initsiatsiooni veerandit Human Designis, mis tähendab seda, et tegelikult värav 13 sellise võimega kuulata päriselt ennast, kuulata elu, kuulata teisi tunnetuslikult ja muuhulgas õppida ka oma enda kogemusest. On nüüd võimalik liikuda täiesti uude loomise tsüklisse. Jah, aasta algab küll 41. väravaga, aga tegelikult uus algus, värske hingamine tuleb just 13. väravast. Ja 13. värav on jupike kadunud poja kanalist. Ja kui sa võib-olla kanaliga oled juba tutvunud, siis tead, et seal elab just nimelt selline kogemustark liider. Liider, kes on palju kogenud, on kuulnud palju, on läbi teinud palju, on omandanud ja integreerinud oma kogemuse ja kuulab teisi. See on erakordselt siuke yin-energia, seal on hästi palju naiselikku kvaliteeti, sest et tegelikult kuulamine on väga vastuvõtlik tegevus. Ja me enamjaolt ikkagi kuuleme, ja kusjuures varju poole peal, 13 varju poole pealt me tegelikult leiamegi selle pinnapealsuse, pealiskaudsuse, selle, kus me kuuleme ainult kõrvadega ja me võtame asju vastu, me kuuleme teisi peaga, mitte avatud südamega. Ja seal on tavaliselt, küllap sa tead väga hästi, kuidas see käib, et kuulan teist selleks, et formuleerida kas mingi hinnang, arvamus, vastu vaielda, nõustuda või siis lihtsalt selleks, et saada mingi info kätte. Ja meid on väga palju õpetatud, meil on öeldud, millised inimesed on autoriteetsed, millised inimesed tasub kuulata, millise inimeste nõuandeid tasub järgida. Ja laias laastus see üks tüüp, keda me ei kuula, oleme meie ise. See kuula oma südame häält, aga päriselt kuulata saab ainult vaikuses ja kohalolus. Et siin on hästi oluline ikkagi see selline avatud ruumi loomine, südame avamine. Parimaid kuulajaid, kui värav 13 ei ole. Ja see siuke kuuldud ja nähtud saamine on võib-olla siuke arhetüüpselt pihilaua printsiip on ju või pihikabiini printsiip. Et kui tervendav see saab olla, kui kusagil on võimalik mingid asjad nähtavale tuua ja teha seda sellises armastavas, aktsepteerivas keskkonnas. Teinekord meil ei olegi vaja mitte midagi muud tervenemiseks ja millestki lahti laskmiseks, selleks, et me lihtsalt saaksime midagi hinnangu ja häbi vabalt nähtavale tuua. See on lihtsalt nagu nii oluline. Ehk siis praegu on hästi hea aeg kuulata, päriselt kuulata ennast, kuulata teisi, kuulata, mida elu sulle ütleb ja kuulata ka oma kogemust, et see selline kogemustarkusest õppimine. Ja kui me vähegi laseme kogemusel ennast õpetada, siis meil on võimalik lõpetadagi mingit laadi kannatuste spiraal, sellest välja astuda ja alustada täiesti uuel tasandil, viia mingisugused enda elu, sisuliselt enda elu, nii suhted kui töö, kõik täiesti uuele tasandile. Et ühest küljest 13 pakub hästi siukest tervendavat, loob sellise hästi tervendava ruumi ja isegi siis, kui sul ei ole endal 13-33 aktiivne, siis tea, et 13 on muide maandatud 7. väravasse, mis tähendab seda, et 7. värav on liider paremasse homsesse. Et paremasse homsesse saab ikkagi liikuda ainult avatud südamega, kuulates ennast, oma enda südame häält, tead küll, tark süda juhib, mõistus, näitab teed, ütleb, kuidas kohale jõuda. Ja samamoodi, et me saame ikkagi liikuda paremasse homsesse ainult siis, kui me ei kanna mineviku koormat kaasas ja õpime oma enda kogemusest. Ja vahetevahel meie enda kogemus on korralik segadus meie enda sees, siis vähemalt seni, kuni me saame selle kusagil nähtavale tuua ja selle kuidagi läbi hekseldada. Ja siin 13 tulebki mängu, et 13, kui sa vähegi, sul on värav 13 ja sa tegelikult võtad selle aja, teed neid pause, integreerid oma enda kogemust ja kui sa tegelikult oled juba kogemuslikult aru saanud, kui oluline on mingid asjad lahti pakkida, need kuidagi läbi seedida ja 13 on muide seotud ka seedimisega. Et mida rohkem on läbi seedimata emotsionaalsed pagasid, seda raskem on toitu seedida, keha võib kaalus juurde võtta. Et 13. värav, et kui sa oled ise õppinud oma enda kogemusest,
siis sa tegelikult oled võimeline kuulama ka teiste kogemust ja nägema, kuidas nende kogemuses on peidus tegelikult väga süge puhas kuld, juhtima selle tähelepanu, aitama teisel ka õppida oma kogemusest ja mitte lihtsalt kandma seda kogemust nagu mingit taaka endaga kaasas, vaid seda vabastama, arhiveerima, võtma sealt selle puhta kulla kaasa. Ja selleks on ikkagi oluline vaadata, et kus ma olen tulnud, kuhu ma olen jõudnud, mis on mind kuhugi viinud, millised minu võib-olla reaktiivsed käitumismustrid või automaatsed mingisugused ihad, kus ma olen reaktiivne, automaatne, kogu aeg teen ühtemoodi ja see viib mind samalaadsete kannatuste kordamiseni. Ja kuidas seda muuta saab? Ehk siis Värav 13, kuula südamega, kuula ennast, tee paus. Vaata, mida su kogemus on sulle õpetanud. Ja selleks, et kogemusest õppida, on oluline vabastada ennast igasugustest hinnangutest ja hukkamõistust. Ehk siis süühäbihirm. Ilma süühäbi ja hirmuta on päriselt võimalik õppida kogemusest ja teinekord piisab sügavaks tervenemiseks lihtsalt sellest, et keegi kuulab su ära. Nii et taaskord, kui sa praegu kuuled seda videot, samal ajal kui päike on 13. värava transiidis Human Designi järgi, siis tea, et praegu on parim aeg oma kogemusest õppida, mingitel asjadel lasta lõplikult minna ja nii-öelda level upida. Ehk siis toetades mineviku vundamendile, õppides minevikust, kuulates ennast, hakata looma teed paremasse homsesse. Ägedat seiklust sulle!